Karini kohvijutud taas alustavad. Täna on 4. märts aasta 2026 ja täna me vaatame kevadise pööripäeva seise. Nimelt siis 20. märtsil kell 16.45 liigub päike jääramärki ja siis algab meil astroloogiline aasta. See on hetk, mil siis mundaanastroloogia koostab nii-öelda jäära transiidikaardi konkreetse linna peale ja kohale ja sealt me siis saame vaadata eelseisvat perioodi. Nüüd vaatlemegi, mida see kaart räägib Eestile ja asetame selle ka laiemasse konteksti, mis siis praegu maailmas lahti rullub, et vaatame siis ka veel lisaks 5 riigi pööripäeva kaarte, sealhulgas Iraan, Venemaa, USA, Inglismaa ja Hiina. Aga alustamegi siis Tallinna kohale loodud pööripäeva kaardiga, mis siin Eestis meid siis mõjutab. Karin, kuidas see kaart sulle tundub? No, kuna meil on Merkuur ka praegu siis ikka veel retro liikumises ja selles kaardis siis ka veel tegelikult nibin-nabin, sellel samal päeval tegelikult peaks Merkuur retrost välja minema, aga sellesse kaarti ta jääb ikkagi veel retrosse. Ja see Merkuur on hästi oluline, sellepärast et selles kaardis me näeme, et ascendent on Neitsis ja 10. maja tipp ehk siis MC on kaksikutes, mis tähendab seda, et neid mõlemaid valitseb Merkuur, mis teeb Merkuurist peaaegu et vaata, et kõige olulisema planeedi siin selles kaardis. Ja tema asub meil 6. majas, mis on tegelikult talle nii-öelda tuttav maja, tema enda kodumaja ja kui me räägime siis üldisest seisust, mis see 6. maja meil on see traditsiooniliselt siis seotud ka rahva tervisega, tööjõuga, teenistusega, aga ka sõjaväega näiteks ja politseiga. Ja noh, selline kaart võib öelda, et need järgnevad 3 kuud, mis see pööripäevakaart meil siin nii-öelda toimib, tuleb siis rõhk nendele teemadele ja tuleb nende asjadega siis tegeleda. Et vaadatagi, millised siis teenused vajavad ümbertegemist või kuidas süsteemid töötavad ja noh, kuna siin Merkuur on ka retros ja tegelikult ka suhteliselt nõrgas märgis, et siis võib-olla noh, võib-olla siin oodata näiteks tehnilisi tõrkeid rohkem või kommunikatsiooniprobleeme või siis, et info on kuidagi moonutatud, segane, inimesed ei saa aru, mis tegelikult toimub ja võib-olla ka otsuste tegemine nendes valdkondades on siis raskendatud. Ühesõnaga, võib olla siin rohkem sellist kommunikatsiooniprobleeme ja tegelikult on siin veel ka põhjasõlm. Et ühesõnaga, mina arvan, et palju rõhku on meil jälle sellisel infokontrollil, küberturvalisusel, noh, 6. maja on ka tegelikult kommunaalideks. Et miks me sellest peame rääkima või mis seal tuleb siis ümber teha, eks me siis näeme, või on see hoopiski siis ikkagi seotud hoopis militaartegevustega ja muu sellisega. Et räägitakse rohkem võib-olla sellest, kuidas me kuidagi peame ümber tegema midagi ja ma ei tea, kaitseressursse suurendama ja nii edasi, nii edasi. Et see kuidagi on väga-väga oluline millegipärast. No jah, siin kaardis ju rõhutab ka 7. maja väga seda teemat. 7. maja on liitlaste, vaenlaste, välissuhete ja üldse partnerluse maja. Et siin asuvad nii Päike, Marss kui ka Neptuun Eesti asukohal ja see on selline üsna oluline koondumine siin. Et kindlasti välispoliitikas või välispoliitika on sellel ajal siis Eesti jaoks keskne teema. Ja Päike 7. majas näitab muidugi juhtkonda ja riigi kuvandit, eelkõige siis välissuhete kaudu. Marss samas majas siin väga täpselt just 7. maja tipul toob esile vaidlused ja konfliktid. Et see on ikka väga võimas ja tõstab siis rahvusvahelise vaidluse või ka sõja ohutaset täitsa
et Eesti kontekstis ei ole see üldse abstraktne teema, et elame ju siin piirkonnas, kus julgeolekuküsimused on reaalsus. Et eriti märkimisväärne on aga jah, Marsi opositsioon siis ascendendiga, et siin on Orb ainult 25 minutit, ehk siis ta on väga seal descendendi kohal. Ehk see on ka tegelikult selle kaardi kõige täpsem aspekt. Marss seisab siin vastamisi Eesti endaga, et siis avaliku identiteediga ja see on võib-olla signaal, et konflikt, olgu see siis diplomaatiline, retooriline või muus vormis, puudutab Eestit väga isiklikult. Ja siis on veel Neptuun siin samuti 7. majas, et ka siin siis toob ta sellist udu, salapära, reetlikkust, info, mida Eesti kuuleb oma liitlastelt ja ka vastastelt, ei pruugi olla see, mida siis nad tegelikult mõtlevad, et lubadused võivad olla siis tühjad ja kokkulepped ebaselged, et see on ka periood, kus tuleb siis olla eriti valvas selles suhtes, mida rahvusvahelisel areenil tegelikult räägitakse ja mida tegelikult tehakse. Ja 8. maja samamoodi siin aktiivne, et seal on meil Kuu, Veenus ja Saturn. Ja see 8. maja tegelikult on üsna raske maja, öeldakse selle kohta, et traditsioonilises astroloogias on see siis seotud kriisidega, maksudega, võlgadega, aga ka suremusega ja ka investeeringute ja üldse teiste ressurssidega. Kuna Kuu on seal, siis Kuu on tegelikult ju rahvas ja see võib näidata siin rahva meeleolu, mis on pigem siin kuidagi ikkagi varjutatud hirmudega, riskidega, kaotustega, et selline toon on seal sees ja võib näidata tegelikult ka sellist suuremat sulemust rahva seas. Ei taha seda küll üldse siin dramatiseerida kuidagi, aga see on seal kaardis olemas ja seda tuleb lihtsalt siis tunnistada. Et ilmselt rahvas tunneb siin tugevat survet, Veenus seal majas lisab võib-olla finantsilises mõttes eelarvekriise, maksusurvet ja väärtuskonflikte, võib-olla ka rohkem mingisuguseid naistega seotud teemasid. Ja kuna Kuu ja Veenus on mõlemad seal, siis on selline emotsionaalne pinge ja tuntakse seda võib-olla siis kõige enam just seoses kodu, pere ja üldse turvatunde valdkonnas. Ja Saturn seal 8. on veelgi sellisem mornim või karmim, väga raske asetus, võib tuua mingisuguseid lõppemisi, piiranguid, koormust. Siit võib olla seos sellega, et eakatel on kõige keerulisem või keegi selline prominentne eakas isik, tema surmast kuuleme. Ja üleüldse võib olla siin suur selline surve, on see siis riigi võlakoormus, on see eelarveprobleemid või mingisugune kokkuhoiupoliitika. Igal juhul mulle tundub, et see selline rahva maksukoormuse taluvuspiir on justkui siin leidnud oma sellise tõelise piiri selles mõttes, et enam ei jaksa. Et me kõik tunnetame seda, et enam ei jaksa. Ja õnneks on muidugi küll see Saturn siin hästi aspekteeritud Pluutoga. Et tegelikult on ju siin sellisel juhul mingisugune väljapääs, eks. Et me oleme sellest ka rääkinud varasemalt, aga kordame siis üle, et 20. jaanuar 2020 oli sellesama aspekti siis nii-öelda algus, meil oli konjunktsioon ja siis oli meil siis see pandeemia teema sai alguse, et nüüd on siis sekstiil, et mis viib edasi neid teemasid, mis seal siis alguse said. Ja siin võib olla mida iganes, et kas on see siis kuidagi võimu laienemine, biotehnoloogia teema, massikontroll, võib-olla põhiõiguste piiramine, see kõik, mis seal alguse sai, eks. Et Eesti kontekstis tasub siis jälgida, et kas siis tekib uusi mingisuguseid seaduslikke algatusi, mis siis laiendavad näiteks riigi kontrollivõimet,
olgu see siis ka julgeoleku, tervise või mingisuguse digitaalidentiteedi valdkonnas. ja no vaatame siit nüüd sellist helgemat poolt ka, et Jupiter, mis on siis tihti selline positiivsema fooniga planeet, aga no mitte alati, aga siiski. Siin kaardis on ta 10. majas, mis siis esindab valitsust ja üldse riigipead. Et siin on ta siis ka tugevas märgis, vähimärgis. Ja Jupiter 10. majas toob siis traditsiooniliselt häid aegu just juhtkonnale, suuri ettevõtmisi, positiivset tähelepanu, üldse sellist moraalset autoriteeti. Ja Jupiter on sekstiilis ascendendiga ehk siis tõusumärgiga, mis tähendab, et see on positiivne energia ja see võiks jõuda ka rahvani või siis riigi hüvanguks. Aga kuna siin Kuu ja Veenus on, mida sa just mainisid, mõlemad kvadraadis Jupiteriga, siis tähendab see ehk, et rahva meeleolu ja juhtkonna optimism ei pruugi omavahel üldsegi kokku minna. Et valitsus võib siin rääkida suurtest saavutustest ja ambitsioonidest, aga inimesed tunnevad survet ja ebakindlust. Et see on selline pinge, mis siis tekitab usaldusprobleeme. Ja Jupiter Vähis on patriootlik muidugi, üldse perekeskne energia. Aga tugevatel planeetidel on kalduvus ka teatud ülbusele ehk siis liigne enesekindlus ja meie versus nemad seisukoht võib siis saada siin takistuseks, kus tegelikult oleks vaja laiemat koostööd. Ja Uraani leiame 9. majast, mis tähendab, et ootamatud tegevused siis seal rahvusvahelises valdkonnas. Et seostub see siis tavaliselt välissuhetega, rahvusvahelise õigusega, hariduse, teadusega ka, ja Uraan seal toob siis ootamatuseid, on see siis mingid üllatuslikud arengud diplomaatias või hoopiski šokeerivad kohtuotsuseid, äkilisi muutuseid rahvusvahelistes kokkulepetes võib ka tuua muidugi. Õnneks on see küll heas aspektis siin Päikesega, ehk siis võib kaasa tuua ka märkimisväärseid selliseid teadusavastusi või ka tehnoloogilisi läbimurdeid. Ja arvestades seda, et ta on sõnnimärgis, siis aga seal on ka sulustatud märk, siis lisab see Uraani energiale võib-olla veel rohkem sellist ootamatust või varjatud jõusisu. Et midagi, mis on pika aja jooksul kogunenud, võib siin äkitselt päevavalgele tulla. Ja muidugi Pluto, mis on ka väga, väga võimas planeet, et see on siis 5. majas ja trikoonis MC-ga, et see orb on ka üsnagi selline tihe. Et see on tugev ja konstruktiivne, mis seob siis varjatud jõudude päevavalgele toomise riigi avaliku kuvandiga. Et 5. maja puudutab lapsi, meelelahutust, kultuuri ja spekulatsiooni. Et siin arvata võib, et Eestis nagu ka mujal maailmas jätkuvad siis perioodid, kus paljastuvad asjaolud, mida on pikalt eitatud, et see võib puudutada nii kultuuripoliitikat, laste heaolu kui ka finantsspekulatsioone. Ja Pluto veevalajas on selline laiem globaalne teema nagunii, sellest me oleme ka pikalt juba rääkinud, aga mõnda aega ta siis on siin käimas järgmised paarkümmend aastat. Et siin ongi selline süsteemne tõe ilmsiks tulek esil. Noh, viimasel ajal siis teemaks olnud Epsteini failide avalikustamine on näiteks selle protsessi üks ilmekamaid näiteid ja see protsess pole kaugeltki veel lõppenud. Just, et see kevadine pööripäeva kaart siin Tallinna peale pigem näitab nagu mingisugust 3-kuulist perioodi, mis saab ilmselt olema väga pingeline, väga selline aktiivne ja transformatiivne, et see välispoliitika on kindlasti teemaks ja Eesti peab siin kuidagimoodi navigeerima selles keerulises liitlaste olukorras või liitlassuhete olukorras, kus info ilmselt on segane ja selline konflikti oht nende teistega on siin väga reaalne. Et inimesed ilmselt tunnetavad siin väga suurt survet ja ka ebakindlust. Et isegi kui see ametlik nii-öelda sõnum räägib suurtest saavutustest, et siis selline
struktuurne surve, olgu see siis eelarve või julgeolek või ühiskondlik mingi usaldus, et see nõuab väga tõsist tähelepanu. Aga samas on ju ka lootust siin, et Jupiter 10. majas iseenesest, kui hästi kasutada, siis toetus on ju olemas ja tuleb lihtsalt õigesti ära kasutada ja samas see Uraani Päikse sekstiilikene ka siin vihjab, et võiks olla ootamatuid arenguid, mis võivad tuua muidugi ka positiivseid läbimurdeid ja Pluto iseenesest ju ka trigoonis siin MC-ga, et on küll tõe ilmsiks tulek, on see siis valus või mitte, aga pikemas perspektiivis võiks see olla ikkagi tervendav. Ja loomulikult me elame sellisel ajal, kus need vanad struktuurid siin lagunevad, kõik need muud aspektid, näiteks Saturn-Neptuuni konjunktsioon, eks, et ongi see, et vana struktuur laguneb, aga uut ei ole ju veel asemel ja kuna see konjunktsioon on jääras, siis sellest suurest üleminekust me oleme palju rääkinud, aga see ongi see, et nüüd tuleb see nii-öelda ära teha. Ja Eesti jaoks nagu ka kõikide teiste jaoks on küsimus lihtsalt selles, et kas me suudame selle segaduse sees hoida seda selget pead ja tegutseda tõeliste väärtuste nimel ja kaart siin ütleb, et see ei ole küll kerge, aga see ei ole ka võimatu. Jaa, tõepoolest, et sellised seisud siis Eesti asukohal ja see seis või ütleme, see pööripäevakaart siis võiks olla jõus vähemasti järgmised 3 kuud. Ehk siis järgmise suvise pööripäevani. Aga maailmas on palju toimumas, ilmselt olete juba kuulnud, et siin algas ka sõjaline tegevus siis Iraanis ja tegime siis ka Teherani peale selle kevadise pööripäevakaardi. Ja mida siis siit välja võiks lugeda, et jah, võib-olla jällegi see 7. maja on kõige silmatorkavam, et see on jällegi see vaenlaste, liitlaste ja välissuhete maja. Ja seal asukohal on siis seal väga tugev stellum, ehk siis Päike, Kuu, Veenus, Saturn ja Neptuun, kõik 5 planeeti siis ühes majas koos. Räägib väga otseselt siis välisriikide sellist suhetest ja konfliktidest ja see on vägagi oluline siin. Saturn 7. majas klassikaliselt on üks kõige ebasoodsamaid asetusi üldse välissuhete jaoks, et sõnum on siin ühemõtteline, pikad ja rasked katsumused suhetes teiste riikidega ja Saturn ei too kiiret lahendust, et see toob venimist, kannatusi ja kangekaelset vastasseisu või vastuseisu. Kuna sõda on juba alanud, siis Saturn siin majas ütleb, et see ei lahene kiiresti. Ja Neptuun 7. majas lisab siin veel teisegi kihi, et toob siis segadust, illusiooni, purunemist ja mis kõige ohtlikum, reetmist. Mundaanastroloogias tähendabki Neptuun 7. majas siis salaplaanide, topeltmängu ja varjatud rünnakute sellist just välisjõudude poolt. Ja see ei ole sugugi mitte kaart, kus saab usaldada seda, mida vastaspool ütleb või mida meedia näitab, et tõeline pilt on udune ja petlik. Ja Kuu ja Veenus siin 7. majas lisavad muidugi emotsionaalset intensiivsust, rahvatunnetus ja tugevalt on nad siis seotud väliskonfliktiga muidugi, arusaadavalt, ja seal on ka diplomaatiline tegevus mängus, kuigi Veenuse kodaat siin Jupiteriga viitab sellele, et diplomaatia ei pruugi välja kanda. Kogu see pilt kokku räägib selgelt, et Iraanile toob see pööripäevakaart siis väliskonfliktide perioodi, mis on pikk, keeruline ja osaliselt ka varjatud manöövritega. Ja siin kaardis on samamoodi ju 6. maja väga esiline, nagu oli Eesti kaardiski. Et siin on meil Marss ja Merkuur ja Põhjasõlm, et 6. maja, nagu öeldud, on seotud siis armee ja teenistujatega ja igapäevase töökorraldusega, ehk siis selle sama militaarsusega, nagu juba räägitud, aga Marss siin 6. majas räägib väga otseselt just sõjalisest aktiivsusest, kuna Marss on ka seotud sõjaga ja võib tuua siis, näitab siis seda, et ta võib tuua siin siis õnnetusi, plahvatusi, tulekahjusid seoses siis armee ja võib-olla ka mereväega.
ja muidugi oht ka rahulolematuseks ja alluvusele teenistujate seas. Sealt võivad tulla ka mingid streigid või mingid muud sellised mured ja Merkuur siin retros konjunktsioonis siis Põhjasõlmega, noh, nagu ka Eestis oli, ehk siis siin ka liigub info kuidagi valesti või mingid segadused on. Ja see ei ole lihtsalt nagu selline logistiline probleem ilmselt, vaid noh, midagi suuremat, midagi olulisemat. Ja noh, siin on ka kommunikatsiooni ja sõjategevuse vahel on muidugi tugev, mitte siis selline positiivne seos, et antakse käsud ja nende täitmine on kuidagi väga konarlik siin millegipärast ilmselt. Sõja taustal siis võib-olla on siin mureks operatsioonide logistika distsipliini teema ja on risk, et mingisugused intsidendid või ka sisemine selline pingekolle hakkab avalikult mõju avaldama. Noh, siin Iraani pööripäeva kaarti ei saa muidugi lugeda ilma sellise laiema taustata, et nagu juba korduvalt räägitud, veebruaris sai siis täpseks Saturni ja Neptuuni konjunktsiooni ära esimeses kraadis, et seda aspekti pole sellises vormis muidugi nähtud tuhandeid aastaid juba. Ja ajalooliselt on just see ühendus olnud seotud rangete režiimidega riikides lagunemise ja võimuvahetusega. Et võib-olla meie jaoks kõige ilmekam näide on Venemaa, kus näiteks 2 tsüklit tagasi, siis 1953. aastal suri Stalin ja kogu Nõukogude süsteem hakkas aeglaselt, aga pöördumatult seal muutuma. Ja 1 tsükkel tagasi, 1989. aastal siis langes Berliini müür ja piirid defineeriti ümber kogu Ida-Euroopas. Mõlemal juhul siis tõi Saturni-Neptuuni konjunktsioon kaasa selle, mida struktuur oli aastaid varjanud, ehk siis süsteemi tegeliku hapruse. Aga Venemaa ei ole ainus, Iraan on samuti riik, mida see aspekt on ajalooliselt väga tugevalt puudutanud. Režiimivahetused ja võimupöörded on Iraanis siis korduvalt langenud just Saturni-Neptuuni tsükli kriitilisele perioodile. Et sõjaline surve kasvab ja riigisisene pinge muidugi kuhjub, on täiesti võimalik, et ka seekord toob see aspekt siis kaasa režiimivahetuse ja vähemalt võimustruktuuride olulise ümberkorralduse. Et Iraani jaoks on see aspekt praegu kõige teravam, sest seal muidugi koonduvad kõik need jõujooned, sõjaline surve väljast ja sisemine haprus on siis selline ajalooline muster koguneb ühte punkti kokku. No siin on meil Venemaa kevadise pööripäeva kaart tehtud siis Moskva peale ja üsna sarnane tegelikult Iraani omale, et sama tõusumärk ja suht sarnased asjad on siin, et ka 7. maja on esil ja nagu ka Iraani kaardis ka siin 7. maja on siis ikkagi vaenlastele, liitlastele, välissuhetega seotud maja. Et see on hästi täis siin neid planeete, on seal Päike ja Saturn ja Neptuun ja on siis see väliskonflikt ka Venemaa jaoks selline väga oluline teema, et see Saturn seal 7. jällegi räägib sama keelt, mis Iraani puhul, et on raskused suhetes siis teiste riikidega. See ei ole selline kaart, mis lubaks siin kiiret ja selget lahendust, näiteks ka Ukraina konfliktile. Et see Saturn näitab siin pigem venimist, väsimust, kangekaelset vastuseisu ka või vastasseisu. Et kui keegi siin ootab järgmise 3 kuu jooksul mingisugust lõplikku relvarahu, noh, ja selget sellist võitu, siis see kaart kindlasti ei toeta seda. Ja Neptuun seal 7. majas jällegi, et hästi kõnekas, räägib reetmisest, topeltmängust, salaplaanidest, seal välissuhete teemades ja võib-olla ka infosõda on Ukraina konflikti selline üks osadest olnud algusest peale, aga see aspekt viitab selle, et selles faasis toob see veelgi rohkem segadust selle ümber, mis tegelikult toimub ja need diplomaatilised see info või see signaal ei pruugi olla üldsegi aus mitte kummalegi poolele, eks, et selliseid varjatud tegevusi, olgu need siis sõjalised
või energeetilised või poliitilised, et need mängivad nagu hästi suurt rolli ju ka noh, avalikkuses. jah, no vaatan selle 6. maja ka üle, et see on siis see armee teema. Nagu Iraani kaardis ka on siis Venemaal siin 6. majas Marss, retro-Merkuur ja Põhjasõlm. Aga siin on üks oluline erinevus Iraani kaardiga, et Marss on siin kvadraadis kesktaevaga ehk siis MC-ga. Ja MC on siis valitsus ja avaliku maine telg. Et see tähendab, et sõjalised intsidendid, operatsioonide probleemid või armee sisemine rahulolematus ei jää kulisside taha, et need löövad otse läbi valitsuse siis sinna kuvandisse ja mõni sõjaline tagasilöök või intsident võib seda poliitiliseks probleemiks siis tekitada või mis iganes siis Kreml seal ei korralda, et seda kontrollida, eks ole, et ja retrograadne Merkuur konjunksioonis siin Põhjasõlmega muidugi kordab sama mustrit, et nagu Iraani puhul need käsuliinid on segased, info liigub võib-olla aeglaselt või valesti ja sellel on selline saatuslik pool ka. Aga noh, Venemaa puhul on see teema siis eriti oluline, sest Vene armee käsu struktuur on olnud üsna problemaatiline selle algusest peale. Ja siin on jälle ka seesama 8. maja tuleb esile, et Venemaa kaardis on Kuu ja Veenus 8. majas, mitte siis enam 7. majas, nii nagu oli seal Iraani kaardis. Et jällegi 8. maja on, nagu enne öeldud, seotud kaotustega, võlgadega, suremusega ja teiste ressurssidega. Kuna Kuu on siin 8. majas, siis jällegi võib näidata siin suuremat suremust rahva seas ja mingit sellist paanikat inimeste seas ja Veenus seal lisab sellist finantsprobleeme, on see siis riigi rahaline olukord, sõjakulude suurenemine või noh, mingisugused kaotused seotud, ma ei tea, mingite kompensatsioonidega näiteks. Et ja need mõlemad on siis ju kvadraadis ka 10. maja Jupiteriga, nii nagu Eesti kaardiski olid. Ehk siis on jällegi kriitiline, et see Jupiter 10. majas tahab sellist hoida nii-öelda valitsuse prestiiži ja näidata, et me oleme edukad, aga 8. maja planeedid suruvad nii-öelda vastu selle tegelikkusega ja sellised kaotused ja kulud ja surm võib sealt tulla hoopiski. Ehk siis see pinge võib tähendada, et järgmised kuud toovad Venemaal üha teravamat mingeid debatte selle üle, kui kalliks sõda tegelikult läheb ja seda nii inimelude kui ka raha mõttes. Et valitsus siin ilmselt püüab küll seda kõike siin kontrollida, aga tegelikult reaalsus nõuab ikkagi selle tunnistamist tõenäoliselt. Veenus on küll sekstiilis siin kesktaevaga ehk siis MC-ga, mis on küll viide sellele, et valitsus püüab ikkagi seda kaotuste teemat kuidagimoodi pehmendada. Et on see mingid kompensatsioonid, mida siis kuidagi inimestele hakatakse maksma või antakse neile mingisugused sellised kangelas nii-öelda ordenid, eks. Et läbi selle kuidagi püütakse seda pehmendada, et me ei tea seda, aga selline kvadraat Jupiteriga on siin ikkagi sees ja pigem see sekstiilikene aitab natukene leevendada ehk. Jaa, no liigume siit siis teisele poole seda võimuliini, ehk siis vaatame Ameerika või USA pööripäevakaarti ka, tehtud on ta siis Washington DC peale. Ja noh, see on üks selline võib-olla olulisemaid siin, mida praegu jälgida. Ütleme eriti kaalukas, et see riik on just sekkunud siin Iraani konflikti, tapnud ka selle kõrgeima juhi. Et maailmakord on siin ümber jaotumas ja Ameerika on selle protsessi vaieldamatu algataja ja vedaja, et vaatame, mida siis jäära selline pööripäevakaart siis Washingtoni jaoks räägib. Et siin on esil väga tugevalt 11. maja.
et kaardi kõige silmatorkavam maja siin, kuna siin on suur stellum, seal asuvad Päike, Retro Merkuur, Marss, Saturn, Neptuun ja Põhjasõlm ja kõik need taevakehad ühes majas mundaanastroloogias on üsnagi oluline kaalukeel. 11. maja on siis parlamendi, seadusandluse ja poliitiliste plokkide maja. USA kontekstis tähendab see siis kongressi. Ja Marss, sõjaplaneet, on siin keset seda kõik. Marss 11. majas tähendab palju tüli ja ärritust, parteilõhet, armee, relvastuse, sõjamoonaga seotud küsimused tekitavad siis palju arutelu. Tähendab see, et Iraani sekkumise tagajärjed löövad siis kõige tugevamalt läbi just sõjapoliitikas. Sõjakulud, igasugused volitused, liitlaste toetamine, kui kaua ja kui palju, need küsimused ei lähe kuidagi vaikselt mööda, et kindlasti tekitavad arutelu ja kongress muutubki võib-olla lahinguväljaks seal. Saturn, Neptuun ka samas majas lisavad sellele siis venimise ja seaduste kvaliteedi. Debatt on pikk, frustreeriv, osaliselt ka illusoorne. Et retrograadne Merkuur on muidugi konjunksioonis Põhjasõlmega viitab sellele, et info on puudulik või moonutatud ja on ka saatuslikud otsused, mida siis tehakse selle ebatäiusliku pildi pealt. Ja Marss on trigoonis muidugi Jupiteriga siin 3. majas. See on aspekt, mis toob sõjateema otseselt meedia ja avaliku elu siis aruteludesse ka, et see sõjaretoorika saab tugeva kõlapinna ja kas see nüüd vastab tegelikkusele on muidugi teine küsimus. Ja 12. maja ka on siin esil, et kui me vaatame siis ascendendi valitseja, ascendent on siis õnnimärgis hoopis, et valitsejaks ongi Veenus ja ise on ta 12. majas koos selle kuuga, et kuidagi kõik selle aasta või selle järgneva 3 kuu mingisugused riigi teemad või valitsejate teemad on kuidagi peidus, et tehakse midagi salaja kuskil kardina taga. Sellepärast ja 12 maja on ju mundaanastroloogias ka spioonid, salavaenlased, kuritegevus, vanglad, haiglad, üldse sellised varjatud asutused. Ja kuu seal 12. majas seostub haigestumistega näiteks, vaesuse kasvuga, skandaalidega, mis tulevad avalikuks seoses mingisuguste institutsioonidega võib-olla ja Veenus seal võib ka anda skandaale ja võib-olla ka avaliku raha raiskamist. Igal juhul, need on ju ka veel kvadraadis siin Jupiteriga 3. majja, mis ütleb, et see varjatud tegevus ikkagi kuidagi tuleb siin esile, et mis see kommunikatsioon siia puutub, et kas sellest hakatakse siis rääkima, mida seal kardinate taga ikkagi tehakse, on mingid lekked, mingid skandaalid, mingid nii-öelda paljastused, luureoperatsioonid, saladiilid, varjatud kulud, et sellest ikkagi hakatakse rääkima ilmselt, et see ei jää sinna varju. Et tuleb välja näiteks meedias ja noh, me kõik saame teada, mida siis tegelikult seal kardina taga tehti tõenäoliselt. Jah, no see võib olla ka selle Epsteini failidega seotud, aga eks see saaga läheb ka veel edasi. Aga mis on siin kaardis võib-olla üks kõige kõnekam, mis nagu otseselt seal testaval silma jääb, on Pluto asetus. Pluto on siin väga täpses ühenduses seega nii täpne aspekt kaardi kõige avalikumas punktis on muidugi haruldane ja väga tugev. No, Plutost rääkides see on ju suur võim. Ja kui president Trump tuli võimule, siis selles kaardis me ka rääkisime, et seal oli Päikese Pluto üsna täpne ühendus üle 1 kraadise orbiga. Ja nüüd tänane siis olemegi olukorras, kus see 1 kraad orbi on progressioonis täpseks saanud ja Trump on vägagi võimukaks muutunud.
Aga kuidas ta siin siis välja mängib, noh, nagu öeldud, 10. maja ongi ju riigi juht, ka valitsuse ja rahvusliku prestiiži maja. Ja eks ta siin võimumäng riigi tipus muidugi on. Igasugune ümber struktureerimine, karmid otsused, kontrolli haaramine, kõik see on laual. Ja Pluto teine pale on muidugi paljastamine. Et ta toob varjatu päevavalgele ja see tähendab see, et paljustused puudutavad otseselt riigi kõrgeimat juhtimistasandit, mida tegelikult otsustati, kes mida teadis, kui palju tehti ja kuidas tehti. Ja eks Pluto MC-l siin vihjabki, et 26 aasta toob siis veel rohkem sellist tõe ilmsiks tulekut, et see Epsteini teema ei ole võib-olla ka ehk ainus, mis siin võimuladvikut siis puudutab. Ja Saturn on muidugi sekstiilis siin Pluto ja MC-ga, et see annab muidugi sellele protsessile struktuuri, et paljustused ei pruugi tulla kaootiliselt, vaid pigem läbi institutsioonide, uurimiste ja seadusandlike protsesside, et see on selline aeglane, aga pöördumatu surve. Ja muidugi Uraan ka siin esimese maja tipul, konjunktsioonis siis ascendendiga, et esimene maja on mundaanastroloogias ju rahvas ja selline üldine olukord riigis. Ja võib-olla ka see, kuidasmoodi me tegelikult seda riiki väljaspoolt näeme, et ongi selline Uraan on ettearvamatu, et me näeme, et see riik on ettearvamatu, me ei tea, mis sealt tuleb. Eks ta natukene sedamoodi olegi juba praegu, aga see võib anda ka mingisugust uut algatust, mingeid reforme, mingeid streike, rahutusi, mässu, et see võib olla lihtsalt riigisisene, et inimestele ei meeldi tõenäoliselt see, mida siis juht teeb ja sealt tulenevalt siis on selliseid sündmuseid oodata. Et kuna Uraan toob järske pöördeid, neid asju, mida keegi ei oodanud ja toob kiiret sellist muutust ja me ei tea, mida see siis täpselt toob, aga võib-olla siis rahva tasandil võivad tegevused olla ka muidugi ootamatud ja sellised hästi teravad. Ja šokk on tõenäoliselt suur, aga see võib anda ka omakorda sellise nii-öelda võimaluse reformidele, et mida muidu ei oleks saanud teha sellises tavaolukorras. Ja kuna Päike on sekstiilis siin Uraaniga, siis see võib anda sellele rahva energiale mingisuguse sellise ikkagi potentsiaali, et võib-olla tõesti tulenevalt sellest, mis seal siis toimub, saab alguse mingisugune ootamatu muutus, mida muidu ei oleks saanud teha. No ja Jupiter on siis 3. majas, nagu juba öeldud, et see on selline tugev ja laiahaardeline. 3. maja on meedia, kommunikatsioon, transport ja üldse selline avalik debatt ka. Ja võib-olla see ongi siin 26. aastal USA-s hästi intensiivne ja suurejooneline, et Jupiteri selline ülenduses ei räägi vaikselt, ta räägib suurte sõnadega ja suurte narratiividega. Ja üldse tõde ja ka vale on siis võib-olla teemaks, et Marsi trigoon Jupiteriga seab muidugi sõjateema otseselt avaliku retoorika kohale, et siin propaganda ja kontrapropaganda saavad siis juurde tuure. Aga Jupiteri kvadraat siin Kuu ja Veenusega siis tähendab, et avalik narratiiv ja varjatud reaalsus on omavahel teravas pinges. Et see, mida meedia räägib ja see, mida tegelikkus toob, ei lähe alati kokku. Ja see pinge toob siis kaasa lekkeid, paljastusi ja ka usalduse kriisi. Ja siin on ka see Saturn Pluto ju sekstiilis nagu meil kõikides nendes kaartides on see siis Iraan ja Venemaa ja siin samamoodi, et USA kaardis ka,
aga siin siis võib-olla rohkem esil, sellepärast et Pluto on NC-l ja Saturn on seal 11. majas, et teevad omavahel siis head aspekti, et võib-olla selline seaduslik sfäär on kuidagi hästi seotud siis selle võimul oleva valitsusega. Kongress ja president on kuidagi seotud siin omavahel, et kas siis mingid julgeolekuseadused, eriolukorra mingisugused teemad või meediakontroll, et kõik need teemad võivad olla siis laual ja kuidagi liiguvad edasi. Et kui me mõtlemegi, et see, kuidas see on seotud siis selle pandeemiaga, võib-olla siis, kui see konjunktsioon meil oli, nüüd on siis sekstiil, et kas see on siis seotud selle pandeemiaaegse nii-öelda tegevusega või siis on see seotud selle sõjategevusega, et need mõlemad võivad siin olla tegelikult teemaks, aga noh, eks me tegelikult oleme sellest ju varem ka rääkinud, aasta kokkuvõttes ka juba rääkisime, et USA jaoks ongi alati sellised seisud olnud sellised sõjalise tegevuse kohad, eks. Et jah, no ilmselt tuleb olla väga valvas siis, kui uraan vahetab märgi ära seal aprilli lõpus, et see on ehk selline kõige plahvatusohtlikum hetk, et uraan kaksikute märgis on üleüldse USA jaoks alati olnud suurte sõjaliste konfliktide aeg. Et võib-olla see on alles algus siin, mida me praegu näeme. mina arvan, et see ongi algus. Niiviisi, aga vaatame siit edasi, liigume siis Londoni kaardi peale. Et Ühendkuningriigi jaoks ei ole fookus otseselt selle kaardi järgi sõjal, vaid millelgi, mis võib osutuda sama sügavaks muidugi. Rahakriisid ja süsteemide ümberkorraldamine. Nüüd vaatame, mis see kaart siis endast tõotab. no siin on ka 8. maja hästi esil, on meil seal Päike ja Marss ja Saturn ja Neptuun, et noh, nagu me oleme siin juba maininud, siis see on selline finantside maja, võib-olla välisinvesteeringud, selline teiste inimeste raha, teiste raha ja suhted, noh, avalik suremus ka, kriise ja kuna Päikene on siin see ascendendi valitseja, siis noh, see näitab ka, et kogu see selline energia selles riigis koondub sellele 8. majale siin. Et iseenesest 8. maja, Päike 8. majas võib olla ka see, et fookuses on selline eliit või selline kõrgemad ringkonnad, sellega seotud sündmused, et võib olla siis ka olulise isiku, ma ei tea, skandaaliga või kaotusega või midagi sellist, ehk siis oluliste isikute surmaga seotud hoopis. Et noh, Päike on siin ju hästi aspekteeritud tegelikult Uraaniga 10. majja, et võib näidata seda, et mingisugusest nii-öelda kriisist võib sündida ka reform, aga enne seda tuleb mingisugune šokk, eks. Et ja Marss 8. Ei ole muidugi meeldiv, et annab sellise äkilise raske sellise mingisuguse intsidendi signatuuri nii-öelda, et kas see on mingi tulekahju, mingid õnnetused, kuritegevus, vägivald, noh, ma ei tea, võib-olla tõesti on ka sõjateema on ju kuidagimoodi siin sees, aga see ei ole niimoodi otseselt. Et ei ole ju see kaart selline, nagu Iraanil või Venemaal on, et pigem võib-olla see Marss räägib siin sellest, et kriisid on kuidagi järsud ja hind on selline kõrge võib-olla, et kas siis inimeste eludes või siis riigi tuludes ja Marss on ju ka trigoonis siin Jupiteriga 11. majja, mis seob kuidagi need kriisid jällegi selle parlamendiga või poliitiliste parteidega. Et ja muidugi Saturn 8. ei ole
ei ole meeldiv, nii nagu Eesti kaardilgi oli Saturn 8, et toob raskust ja sellist pikaajalist survet ja räägitakse jälle sellist eakatest, mõjukatest isikutest, et noh, see võib olla ka muidugi pensionideks, riigivõlg, mingi süsteemi koormus, et see ei ole nagu selline mm, eile juhtunud asi, et see Saturn näitab seda, et see on juba pikka aega olnud ja see on veel siin pikka aega, et see nõuab mingeid ebapopulaarseid otsuseid võib-olla. Et no me teame ka, et tegelikult Inglismaal ongi juba väga pikka aega olnud see probleem, et on olnud väga helded igasugused toetused inimestele ja see on igasuguse piiri ületanud ja riik ei suuda neid toetuseid lihtsalt enam tagada. Et see võib olla ka kuidagi sellega seotud, et vähendatakse siis neid toetuseid, mis on siiani ikkagi väga-väga helded ja suured olnud võrreldes siin teiste riikidega. Ja Neptuun seal 8. Noh, teeb võib-olla kõike kuidagi segasemaks, et noh, samas Neptuun võib olla seal 8. majas ka hoopis mingi ravimite või sõltuvuse teema või jällegi õnnetusjuhtumid, eks, või mürgitused näiteks. Aga loomulikult see võib olla ka seotud petmise ja varjamisega finantssfäärides, et à la raha kaob kuhugi, et numbrid ei klapi nii-öelda ja keegi ei tea, kuhu läks ja mis sellest sai. Ehk siis väga tugev 8. maja võib-olla räägib sellest, et riik seisab silmitsi väga tõsise sellise finants- ja kriisiteemaga. Et kas see on riigivõlg, maksupoliitika, välisinvesteeringud, on see pensionisüsteemi surve, et midagi niisugust võiks siin olla pigem. ja siis 7. maja, siin asub retro Merkuur, noh, nagu öeldud, konjunktsioonis Põhjasõrmega, et 7. maja on siis välissuhted, lepped, liidud ja ka vaenlased. Ja muidugi retro Merkuur siin võib viidata diplomaatilisele segadusele, ümbertegemise, võib-olla selline signatuur. Vanad lepped tulevad ehk tagasi lauale, midagi, mida peeti lõpetatuks, vajab uuesti arutamist ja see võib puudutada ka Brexiti järgseid kaubandusleppeid, julgeolekukoostööd või hoopis ka seesama Epsteini teema, sest ka Inglismaa on seal väga sügavalt ju sees. Ja Merkuuri sekstiil MC-ga viitab muidugi sellele, et need diplomaatilised teemad löövad otse läbi valitsuse kuvandisse ja Keir Starmer püüab tõenäoliselt siis välispoliitikas aktiivsust näidata, võib-olla osaliselt selleks, et kodust või kodusest olukorrast siis tähelepanu kõrvale juhtida. Aga see retro Merkuur siis hoiatabki siin, et sõnum ei pruugi kohale jõuda nii nagu plaanitud ja Põhjasõlm 7. majas annab siis sellise saatusliku varjundi ka veel sellele kaardile siin ja sellised lihtsad rutiinsed läbirääkimised ei olegi võib-olla teemaks, et siin on ikkagi midagi, mis vajab sellist pikemat perspektiivi. No ma võib-olla lisaks seda, et kui on Põhjasõlm 7. majas, siis ma pigem arvan, et liitlastega saadakse ikkagi selline kuidagi positiivne kokkulepe, et Põhjasõlm tavaliselt ikkagi toob midagi juurde, kuigi jah, saatuslikult, aga pigem on siin nagu see positiivne pool juures. Aga nagu öeldud, siis Uraan on seal 10. majas, sunnimärgis. 10. maja oli meil siis riigi juhtimine ja prestiiž ja valitsus ja võibki näidata seal siis ka ootamatut pööret näiteks, toob järske muudatusi valitsemises, on see siis poliitiline mingisugune suur muutus, ootamatu, ma ei tea, tagasiastumised, mingid skandaalid, mis muudavad kõike. Et noh, on mingisugune selline ootamatu nii-öelda plahvatus. Et aga kuna Uraan on siin Päiksega sekstiilis, siis see võib olla ka mingisugune selline reformivõimaluse koht jällegi, et see šokk sunnib siis süsteemi uuendama. Uraan tahab alati, teeme uutmoodi, et noh, muidugi poliitilises süsteemis peaks olema selleks ka piisavalt siis paindlikkust, et seda siin ära kasutada. Et loodetavasti seda siis on ja no võib-olla ma ei tea, räägitakse mingisuguse sõnavabaduse piiramisest ja noh,
ma ei tea, kas see on Inglismaal nagu teemaks olnud, et hakata piirama näiteks nii nagu Austraalias siin oli, et noored ei tohi väga kasutada seal, ma ei tea, oma YouTube'i ja Twitterit ja mingeid selliseid asju. See on vägagi teemaks, jah. Inimesi arreteeritakse seal postituste pärast sotsiaalmeedias vägagi aktiivselt, et see on päris oluline probleem selle riigi jaoks. Või selles riigis kodanike jaoks, ütleme niipidi, jah. Aga vaatame selle 6. maja ka üle, et siin asub meil Pluto. Ja Mundaanis on ta siis seotud ju töölisrahvaga nii-öelda, ametiühingud, riigiteenistujad, sõjavägi ja rahva tervis ka. Ja Pluto siin räägib siis sügavast ja pöördumatust ümberkorraldamisest, et see ei ole selline pealiskaudne reform, et siin on ikkagi mingisugune struktuurimuutus, mis puudutab seda, kuidas siis teenistujad ja institutsioonid tegelikult töötavad. Et ka rahva tervise teema, ehk siis NHS, mis on siis riiklik terviseasutus, seal siis ka võib-olla kriis ja teemaks on siis efektiivsus, ametiühingute ja töötajate suhted ja Pluto ei lase neist teemadest muidugi enam mööda vaadata. Muidugi Saturni sekstiil siin Plutoga annab sellele protsessile struktuuri ja raamistikku, et see ei ole selline kaootiline lammutamine, et see on selline järjekindel ja aeglane, aga pöördumatu ümberkorraldus, et ehk see siis kannab edasi seda 20. aasta pandeemiaaegset impulssi, kus need kriisid väga teravalt esile tulid ja tekib ka siis küsimus, et kuidas riik oma tervishoiu ja tööturgu ja teenistust või teenistujaid üldse korraldab. No see on teada, et eks seal Inglismaal on kogu aeg olnud see tervisesüsteemi probleem ja see pandeemiaaegne tervisesüsteemi probleem oli ikka täielik katastroof. Et loodetavasti nüüd sekstiiliga nad siis kuidagi suudavad seda nii palju struktureerida ja mingisuguse uue nii-öelda süsteemi luua, et seda natukene parandada ja tulevikus siis paremini seda siis kuidagi hallata. Aga Jupiter on siin 11. majas, mis on siis parlament, liitlased, noh, mingid parteid, et noh, Jupiter seal viitab ikkagi sellele, et on toetust ja kuidagi koalitsiooniline jõud, mida siis valitsus saab kasutada ja tegelikult on ta ju siin kvadraadis selle Kuu ja Veenusega 9. majja. Et noh, 9. maja on jällegi välissuhted, rahvusvaheline õigus, noh, see on omavahel kuidagi pinges siin. Et miks siis parlament on pinges rahvusvahelise välissuhetega näiteks, et seal on kuidagi pigem pinge, kui et kuskil mujal, et kas siis selline avalik meelsus ja väärtusküsimused on teemaks ja mingid välisteemad, migratsioon näiteks, noh, see on seal kogu aeg ju olnud viimastel aegadel probleemiks, et noh, me teame, et nüüd on seal ka uus partei, kes tegeleb nii-öelda otseselt nende migrantidega, et võib-olla siis sealt tekib mingisugune pinge. Et on see minu arvamus igal juhul. Jah, no see võib olla ka liitlastega seotud teema ikkagi, et ka praeguses sõjaolukorras on Inglismaa jäänud seal kuidagi kahe tule vahele, et ei osata võib-olla võtta seisukohta, et kas olla liidus USA-ga või olla liidus oma Euroopa partneritega, et noh, jällegi Inglismaal on siin valiku koht. Aga vaatame siit veel 5. või noh, siis meie kontekstis 6. riiki praeguseks, et tegemist on siis kevadise pööripäeva kaardiga Beijingi kohal ehk siis Hiina kaarti vaatame ka. Ja Hiina kaart erineb siin kõigist eelmistest Iraanist, Venemaast, USA-st ja Inglismaast, et
ühe olulise joone poolest. Et siin ei ole fookus väga just väliskonfliktidel ega isegi finantskriisil, vaid millelgi, mis toimub kodus. Et see räägib maast ja sisemisest pingest ja riigi vundamendist. Et vaatame seda siis nüüd põhjalikumalt. No seal on 4. maja esil, et on seal Päike ja Merkuur, Marss, Saturn, Neptuun, Põhjasõlm, et väga-väga on nad kuidagi seotud jah, selle maaga. Maavarad, põllumajandus, kinnisvara, infrastruktuur, midagi niisugust. Ja noh, Marss on seal otsenendi valitseja ka seal, et võib-olla siis kogu energia, kogu tegevus või need teemad on seotud ikkagi läbi selle territooriumi juurte teemade või ka sisepoliitika teema, eks, et ta niivõrd ei tegele selle välisega, mis väljas toimub, vaid sellega, mis meil kodus toimub, eks, et vaatab sissepoole. Et muidu Marss 4. On pigem selline sisepoliitika probleem või teravus ja seal on selline konflikt, sisekliima, seal on konflikt. Ongi siis kinnisvarapinged, infrastruktuuripinged, mingid sellised maaga seotud pinged. Et võib olla muidugi ka õnnetusi või mingeid selliseid intsidente, mis on seotud näiteks ehitusega, mingisuguste taristutega, et need pigem sobiksid siia. Ja Saturn 4. samamoodi, et näitab sellist raskust ja raskeid otsuseid, mis puudutab siis maad, kinnisvara, põllumajandust ja regionaalseid küsimusi, võib-olla ka ilmastik, saagid näiteks, seal on probleemid. Et see oleks nagu selline klassikaline, et on see siis üleujutus või miks on siis saagikuse langus näiteks, et pigem see ja Neptuun 4. majas, et jällegi noh, ütleks, et on palju vett sellisel juhul, et pigem on siin siis see kuidagi saagiga seotud. Et on pigem üleujutusi siis, kui et põuda, ma ütleksin selle peale. Ja Päike 4. Noh, jällegi ikkagi siseasjad ja väga palju on selline, miks on kodu ja maaga midagi siis valesti, eks. No neil on seal tegemist küll enda siseriiklike probleemidega juba, et käimas on ju üsna ulatuslik kinnisvarakriis, ka demograafiline kriis ja kõike muud, eks ole, et eks neil seal oma probleeme jagub küll, aga mis võib-olla on selline ootamatusi toov, on 7. maja, et siin on siis Uraan, mis puudutab ikkagi välissuhteid, leppeid ja ka vaenlasi. Et sihuke ootamatu pööre võib-olla seal nendes teemades, just teiste riikidega suhtlemisel ja Päikese stiil muidugi siia 7. on toetav, mis kaalub pigem siis praktilise sellise läbimurde võimaluse poole, et võib siis tähendada ootamatuid kasulikke kaubanduskokkuleppeid, tehnoloogiakoostööd, ressursiteemalisi välisleppeid. Aga Uraan jätab alati šoki võimaluse ka, nii et selline järsk või ootamatu muutus, oota midagi, mida sa ei oota. Et Hiina võib siin mängida diplomaatilist rolli ja samal ajal, kui siis Lähis-Idas läheb hulluks, siis Uraan 7. majas toetab seda tõlgendust, aga lisab sellise nüansi, et Hiina diplomaatilised liigutused ei pruugi olla ette ennustatavad ega siis ka konventsionaalsed. Et sihuke ootamatu samm või tõenäolisem on siis just selline jah, ettearvamatu käitumine, kui et aimatav status quo. No Jupiteri leiame 8. majast, mis, nagu me teame juba, on finantsid ja rahavood ja investeeringud ja et pigem viitaks nagu siin tulule, ressursi kasvule, aga kuna see on kvadraadis siin Kuu ja Veenusega 5. majja, siis nii-öelda suur raha on seal pinges mingite spekulatsioonidega
või mingite muude finantsteemadega. Et 5. maja on ju spekulatsioonid, börs, kultuuri ja sellise meelelahutusega seotud maja. Ja Kuu Veenus seal on selline võib-olla emotsionaalne või impulsiivne või et kuidagi läheb üle võlli need asjad. Ja see on siis pinges veel nende laenude või välisrahaga. Et kas siis kinnisvarasektor, aktsiaturg ja võib-olla võlaprobleemid omavalitsustes on kuidagi seotud siin omavahel. Et et jah, siin on hoopis teine teema või hoopis selline teine situatsioon, kui on teistes kaartides olnud. Ja Pluto on ju ka siin 3. majas, noh, ka vaikne, aga sügav, aga 3. maja valitseb ju toonis siis meediat, haridust, sidevahendeid, transporti ja ka ametlikke teateid, noh, räägib siin võib-olla sügavast ümberkorraldusest siis info ja tehnoloogia valdkonnas. On need siis regulatsioonid, kontroll, strateegiline kommunikatsioon, kübertaristu, võib-olla tehisintellekti teemad, andmete teemad. Et Hiina kontekstis on see eriti kõnekas, sest riik on juba aastaid ehitanud siin üles maailma kõige ulatuslikumat digitaalset kontrolli infrastruktuuri. Ja Pluto 3. majas ütleb, et see protsess süveneb ja saab ehk võib-olla uue vormi. Ja Saturniga sekstiilis annab sellele ümberkorraldusele siis struktuuri, et see ei ole jah kaootiline, see on vägagi järjepidev selline ja plaanipärane tegutsemine. No mis me siis kokkuvõtteks saame öelda, et Eestil muidugi on tulemas ka ju olulised aspektid. Ma vaatasin neid nii-öelda transiite, mis siis Eesti riigi kaardi peale on tulemas. Et mulle jäi küll selline mulje, et ega siin meil kuidagi midagi lihtsamaks praegu ei kipu minema järgneva 3 kuu jooksul, siis alates sealt 20. märtsist. Et pigem on kõigepealt vaja ikkagi tegeleda mingisuguste pingetega ja need asjad korda saada, et see märtsi lõpus, siin 31. märts on näiteks meil Marsi opositsioon Marsiga, et hästi selline konfliktne aspekt tegelikult. Et on hästi noh, kas siis väga jõulised otsused või mingid vastureaktsioonid või et kuidagi surutakse oma tahtmist liiga palju peale ja see tekitab siis pingeid. Et kuidagi Eesti on vastasseisus millegi või kellegiga, on see siis poliitikas või diplomaatias või mingid avalikud debatid, et aga tegelikult saab siit justkui kõik asi alguse alles, mis hakkab aprillis toimuma. Et seal 8–28 aprill on tegelikult hästi aktiivne, intensiivne ja 8. aprill on meil uraani pinge Merkuuriga, et väga selline nii-öelda infošokk või äkilised uudised või ootamatud otsused või selline kommunikatsiooniga seotud kriis või on hoopis tehnilised tõrked, eks. Et noh, ja 9. aprill, kohe järgmine päev on siin sünnikaardi kuu, saab nii Saturnilt pingeaspekti kui ka Marsilt pingeaspekti korraga. Et selline väga suur pinge, mis on seotud rahva meeleoluga, Saturn annab siin mingisuguse sellise piirangu või koormuse või väsimuse ja Marss toob ka sellist ärritust, inimesed tunnevad ennast kuidagi rõhutuna ja siis samal ajal veel ka vihasena, et väga selline kooslus, mis justkui annaks sellise suure protesti ja suure sellise avaliku rahulolematuse. Et noh, kuu on ju rahvas ja see, mida rahvas räägib, et siin kuidagi no ma ei imestaks, kui siin ongi mingid streigid või muud moodi avaldatakse oma rahulolematust või siis on ka lihtsalt tööga seotud raskused, on see tööpuudus või
rahva tervis näiteks kannatab või toit, mis on ka kuu, kas seda napib või see on lihtsalt nii kallis, et inimesed on väga masendunud sellest ja ka vihased. Ja 10. aprill on siis Marss veel pingeaspektis Uraaniga. Noh, Marss-Uraani pingeaspektid, kes seal kinnises grupis meil on, et seal me ka rääkisime üldistest seisudest, eks, et mida see kaasa võib tuua ja me teame, et nii ta läks, et algas siis ju sõda, eks. Et hästi selline sõjakas aspekt, ma tahan öelda, et annab sellise väga äkilise pinge ja rahutuse. Et sellised, noh, väga ootamatud arengud, ütleme siis niiviisi, et võib-olla on see mingite õnnetustega ka seotud, me ei tea. Aga mingit sellist rahulikku aega siin ma ei näe üldse. Ja 24. aprill on meil tegelikult Marsi kvadraatväe ascendendiga siin riigikaardis jällegi selline pingeline aeg, eks. Ja 28. aprill on Marsi kvadraatväel Neptuuniga, et jällegi hägustab veel pilti ja toob võib-olla rohkem nagu segadust või valeinformatsiooni või siis provokatsiooni, et keegi kuidagi üritaks nagu olukorda ära kasutada veel, et mis siin nagu siis juhtunud on. Ja tegelikult on ju ka, noh, nagu ma olen ka varem maininud, et varjutus tuli ju riigi 10. majja ja teeb sealt opositsiooni 4. majja. Ehk siis valitsus ja rahvas on omavahel opositsioonis, et ei ole sellist harmooniat omavahel. Ja võib-olla siis ongi see aeg, kus läheb kõik see selliseks nähtavaks ja sündmusterohkeks, et näeme mingisuguseid otsuseid ja pöördeid ja jah, mai siin ka tegelikult mai alguses ka jätkub, et 3. mail on Marsi pinge sõlmedega, noh, jällegi kuidagi selline seisame mingisugusel ristmikul ja meil on vaja teha valik, aga ükskõik, mida me otsustame, see ei ole nagu mugav. Ja järgmine päev, 4. on Uraani kvadraat veel Veenusega, mis Veenus ju otseselt puudutab raha ja hindu ja kokkuleppeid ja liite ja noh, kvadraat ei ole kindlasti see, mida me nagu ootame siin, et see ei ole selline lihtne, et mingid, ma ei tea, ootamatu hinnatõus või ootamatu mingisuguse liidu purunemine või kokkulepped muutuvad või on see kuidagi rahaga seotud šokk. Et siin on hästi palju selliseid pingeaspekte ja 10. mai lisandub veel siin Saturni kvadraat Uraaniga, mis on ju siis pinge nii-öelda vana struktuuri ja uuenduste vahel. Ehk siis see poliitika on siin kuidagi väga-väga häiritud ja suured muutused ja reformid on päevakorral. Noh, kas neid siis kuidagi tõrjutakse tagasi, ei taheta seda teha või viiakse siis kuidagi läbi suure vaeva, nagu saadakse see tehtud, et ühesõnaga, ma ei tea, mis see täpselt on, aga sellel valitsusel ei ole sugugi lihtne. Et seal võib olla täiesti selliseid parteide omavahelisi lõhenemisi ja võib-olla isegi ka tagasiastumisi. Ja siis on meil veel mais, 10. mai oli, siit tulevad positiivsed aspektid ka veel. Peale 10. mai on Marsi sekstiilend, seega noh, see leevendab pisut. Ja siis tuleb veel 12. mai on trigoonis Jupiteriga ja 15. mai on trigoonis Päikesega, et vot see on nagu see koht, kus tekib selline energia, kus on tegelikult väga hea aeg ennast kehtestada ja selliseid jõulisi otsuseid vastu võtta. Et kui valitsus tahab midagi ära teha ja siin nüüd hakkab seda nii-öelda täide viima või otsustama, siis ta saab selle nii-öelda tehtud ja see õnnestub. Aga noh, siit tuleb kohe teiselt poolt tegelikult 17. mai jällegi Saturni pinge ascendendiga, et kuidagi rahva koormus ikkagi kasvab või selline pinge ja väsimuse tunne nagu kasvab. Ja 21. mai on meil Marsi pinge Saturniga, ehk siis me tahaks nagu tegutseda, aga me ei saa, siin on mingi takistus. Et läheb päris jällegi pingeliseks ja noh, ütleme siis niimoodi, et valitsus ja rahvas on nagu erineval lainepikkusel kogu aeg.
Ja siin tuleb 26. mai on Uraani hea aspekt siis Saturniga, et see on selline aspekt, kus võiks tulla tegelikult lõpuks siis see uuendus, aga tuleb konstruktiivselt ja selline positiivne struktuur, uus reform, lõpuks saadakse siis tehtud midagi või siis mingi tehniline lahendus, mis leevendab olukorda näiteks. Ja 29. mai on siin ka, Marss on hästi aspekteeritud kuuga ja 2. juunil on sekstiilis veel ka ascendendiga, et sealt nagu läheb see kuidagi lihtsamaks või kergemaks või saame kuidagi siis kergemalt hingata, ütleme siis nii. Ja juuni keskpaigas on siis jällegi 11. juuni on meil Marsi opositsioon Pluutoga, jälle väga raske aspekt selles mõttes, et selline jõukatsumine, võim ja kontroll, need tulevad jälle esile. 20. juuni on Marsi pinge MC-le, jällegi surve valitsusele, riigi mainele ja 22. juuni on siis Marsi kvadraat Jupiterile, jällegi selline kuidagi suur plaan on võib-olla liiga suureks aetud ja ei ole nagu väga reaalne ja sealt tekib siis see nii-öelda konflikt selle tegelikkuse vahel. Et hästi palju selliseid pingeaspekte tegelikult on tulemas, et mida see siis täpsemalt tähendab, eks me siis näeme, aga ma ei näe, et siin midagi lihtsat oleks või rahulik oleks. Jah, no sa analüüsisid ju erinevaid riikide kaarte ka, eks ole, et kui me siin täna vaatasime, keskendusime põhiliselt siis pööripäevakaartidele, mis on lihtsalt üks selline prognoosimeetod, aga riikide enda kaardid ju räägivad ka sellist ühte sama lugu. Võib-olla kokkuvõtlikult võib-olla mainid ära lihtsalt lühidalt, mis sul silma jäi. No mõned kuud tagasi ma hakkasin, jäi silma lihtsalt mingisugused mustrid ja ma hakkasin siis otsast vaatama, et mida need riikide ja ka organisatsioonide kaardid meile räägivad. Ja sealt tuli päris palju selliseid riike ja organisatsioone välja, kellel enam-vähem ühel samal ajal olid väga-väga-väga pingelised seisud kaartides, mis võivad viidata suurtele struktuurimuudatustele või ka näiteks ajaloos on olnud selliste seisude ajal ka sõdasid. Et ja neid riike sai väga palju ja ma isegi ei saanud sellest aru, et miks sellised riigid on, kuidas need on omavahel siis seotud. Aga noh, hiljem siis selgus, et need on need BRICS riigid, eks. Et see oli see seos, kus mul läks selliseks segaseks see asi, et miks sellised riigid üldse. Nojah, seal oli siis Brasiilia, India, Venemaa, Hiina, et need tulid kõik välja jah, nende pingetega. Aga seal teisel pool on ju kõik ka suurem osa lääneriike. Oli küll jah, et oli Saksamaa, noh, Läti, Leedu, Eesti, Poola, ma mäletan, oli veel eriti selline pingelise kaardiga. Et noh, kuidas see siis, miks see nii on ja noh, selles mõttes, et Hispaania kaart, sellest ma olen ju väga pikalt rääkinud, et Hispaania kaart on väga-väga pingeline ja keeruline, et on seal Pluto siis liikumas ascendendile, noh, Ukraina jaoks tähendas selline seis sõja algust, on ju, et mitte, et ma arvaksin, et nüüd Hispaaniast tuleks sõda, aga siin peab olema mingisugune väga suur struktuurimuudatus selle riigi jaoks, et kui Pluto on ascendendil. Ja teistel riikidel tuli seal siis seda iidsed välja, et uraan oli väga paljudel riikidel iidsel, mis ka näitab sellist ootamatut suurt muutust, mis on seotud nende riigipiiride või nii-öelda koduga, eks. Et need kõik olid kuidagi sellised väga olulised aspektid, mida ei juhtu ju iga päev, eks. Jah, ja rääkimata siis Ameerikast endast, eks ole. Aga on juba ju praegu siis konflikt üleval näiteks Hispaania ja USA vahel. Et noh, siin võib juhtuda mida iganes. Et selge on see, et väga tugev selline aken on praegu lahti igasuguste struktuuride muutumiseks. See võib puudutada nii NATO-t, nii Euroopa Liitu kui üldse laiemat maailmakorda.
Mis mulle veel jäi silma, mina vaatasin veel lisaks tuumaenergia siis erinevaid kaarte, üks oli Tšernobõli katastroofi kaart ja teine oli siis 1983. aasta reaalne tuumasõja oht, et ka nendes kaartides on tegelikult väga olulised pingekohad üleval just siin aprilli teine pool. See on selline väga ohtlik aken, mis ei tähenda, et nüüd seal kindlasti midagi olulist toimub, aga oht on üleval, seda see võib-olla peegeldab. Jah, Iraanis ju ka samamoodi, et rahvusvaheline tuumaagentuur on ka ju mures, sellepärast et Iraani tuuma siis osakond on praegu vaikseks jäänud, et ei vastata telefonidele ega meilidele, et reaalne oht on ju üleval, et seal midagi sepitsetakse. Jah, no sellest Iraanist tegelikult need, kes meil on ka seal kogukonnas, et tegelikult me rääkisime sellest Iraani ohust väga konkreetselt, eks, et Jaa, ei, see sai välja toodud veebruari ülevaates juba jah, et need seisud on seal aktiivsed ja noh, nagu ka täna sai siin põgusalt mainitud, et see Saturni-Neptuuni ühendus on laiemalt ju seda riiki väga oluliselt mõjutanud ja noh, samamoodi on ka Hiina president ju üks selliseid võimalikke kandidaate, kelle populaarsus võib väheneda üsna oluliselt, aga noh, jah, vaatasid sa ju ka Zelenskit ja Putinit ja eks me püüame võib-olla nendest seisudest ehk lähemalt rääkida veel oma kogukonnale. Aga sellised seisud siis jah, et nagu siit nähtus, et kõigi 6 kaardi teema on ikka see üks ja sama, Saturni-Neptuuni konjunktsioon ja ära esimeses kraadis, et ja noh, Saturni-Pluto sekstiil. Vanad struktuurid selgelt lagunevad, illusioonid purunevad ja 2020. aasta pandeemiaaegsed siis kontrolliimpulsid saavad siit uue vormi, nii et eks me näeme siis, kuhu see maailm lõpuks välja jõuab, et see on alles algus. just. Et nii ta on, me lihtsalt tõlgendame neid kaarte nii, nagu meie neid näeme ja mis seal tegelikult toimuma hakkab, eks me siis näeme. Ajalugu näitab, aga lihtsalt ei saa ka öelda, et kõik on hästi ja kõik on tore, sellepärast et kui me näeme, et see seda ei ole, siis me ei saa seda ka väita, eks. Jah, no tõepoolest jah, ega me ei taha siin kedagi hirmutada, aga sellised seisud on. Just. Ja mina soovitan ikka kõigile, et kuulake meid endiselt ja kes ei ole kuulanud meie aastakokkuvõtet, seda esimest osa, seal me rääkisime palju ka sellest USA teemast, et see ei ole võib-olla kõige parem koht, kuhu näiteks kuhu poole vaadata, et kui te ei ole kuulanud, kindlasti kuulake ja olge siis meiega, et püüame siis tuua teieni neid kaarte ja neid seise, mida me jõuame siin siis läbi vaadata. Jah, kindlasti kuulake meie kohvijutte ka, et rääkisime USA-st ja USA rahandusest päris pikalt. Ei mäletagi, mis osas see oli äkki 3/4 osa, jah. Seal sai ka räägitud sellest tsüklilisusest, et päris huvitav kuulamine eelmise aasta suvel juba siis sai sellest räägitud, nii et püsige meiega, eks me üritame tuua teieni seda, mida meie arvame, et ega see ei pruugi olla alati puhas kuld, aga siiski need tsüklid töötavad ja tagantjärgi saate ju kontrollida, kõik on üleval. Just. Aga minu poolt kõigile kõike ilusat ja püüdke olla siis ikka rõõmsad ja kevad tuleb ja päike särab jälle rohkem ja on soojem ja katsume leida siis midagi toredat siin selles ajas. Jah, et püsige meiega ja ilusat kevade algust siis saabuvat. Kõike head teile!